Nii, tere hommikust ja aitäh sellise ilusa sissejuhatuse eest. Mina siis tõesti täna räägin teile oma doktoritöö ühest osast, kus ma küsisin siis vanemate käest, et kuidas nemad saavad osaleda oma imikute protseduuri valu mittefarmakoloogilises valutustamises ja milliseid võimalusi me neile oleme siis pakkunud. Mina ise olen Airin Trimon-Kiveste ja minu kennad juhendajad on siis Mari Kangasniemi Tartu Ülikoolist ja Turu Ülikoolist, Rutt Kalda Tartu Ülikoolist ja Tarje Pölki Oulu Ülikoolist. Nii, aga mis ajendas mind seda teemat üldse uurima ja miks see teema nagu vajalik on, me teame seda, et haiglaravil olev laps on tegelikult vanematele äärmiselt stressirohke ja selline häiriv kogemus või haiglaravil olla koos oma lapsega ja on uuritud, et need emad, kes on siis haiglas olles lastest eraldatud, nende ärevuse tase on oluliselt kõrgem ja nad kogevad sellist psühholoogilist stressi ning kaotavad samas ka sellise vanemliku rolli olemuse seal haiglas olles, kui need, kes saavad oma lastega siis koos olla. Ja kindlasti, kui lapsele tehakse haiglas olles valulikke protseduure, mida seal tehakse ja väga sageli tehakse, siis vanemad tunnevad ennast väga tihti abitult ja kindlasti on nad siis ka emotsionaalselt haavatavamad. Varasemad uuringud näitavad, et kui me kaasame vanemaid invasiivsete valulikele protseduuridele, siis see vähendab ka imikuvalu tõhusalt ja tegelikult tagab siis loomulikult ka selle lapse mugavuse sellel protseduuril. Ja meie ülesanne ongi siis see, et lapsevanemaid tuleb siis kaasata võimalikult palju partneritena ja anda neile siis see roll selles osalemises. Ja eelkõige saab vanemate osalust edendada nende vajadustest lähtuvalt piisava juhendamise ja julgustamise kaudu ja tõepoolest vanemad on seda soovi avaldanud, et nad tahavad osaleda, aga nad alati ei tea, kuidas sellel protseduuril siis osaleda ja mida seal teha. Mis on oluline teave on see, et vastsündinute osakonnad on meil Eestis ja maailmas liikunud pidevalt viimasel aastakümnendil perekeskse hoolduse poole ja see tähendab, et osakonnad kaasavad vanemaid oma imikute igapäevasesse hooldamisse ja ka ravisse. Ja samas perekeskne õendus tähendab seda, et kui lapsevanem ei ole valmis ja ta ei taha mingil protseduuril, näiteks kas või valulikul protseduuril osaleda, siis meie peame seda aktsepteerima. Aga on siiamaani veel neid õdesid, neid arste või neid tervishoiutöötajaid, kes ise ei taha, et vanemad osaleksid nende tehtud siis kas protseduuridel või hooldustoimingutes ja see enam nagu taunitav tegelikult ei ole. Ja miks see on meil võib-olla ka natukene nagu oluline teada, et kus see võib tulla, on see, et meil on aastakümneid viljeljatud sellist paternalistlikku hoolduskultuuri ja sellest on natuke raske siis lahti saada, aga see järjest paraneb. Mul tegelikult nüüd aeg ei jookse, nii et ole hea, ütle mulle, Margit, siis aega ka. 3 minutit enne ma ütlen, et nüüd on meil tervelt 3 minutit. Ja minu uurimistöö eesmärk oli siis kirjeldada just lapsevanemate kaasamist nende imikute protseduuri valu leevendamisse mittefarmakoloogiliste meetoditega Eesti haiglate vastsündinute ja laste intensiivravi osakondades. Natuke siis uurimistöö disainist ja uuritavatest, ehk siis tegemist oli kirjeldava läbilõike uuringuga. Loomulikult ma uurisin siis lapsevanemaid, kes viibisid sellel uurimisperioodil oma vastsündinutega siis haiglas ja puutusid kokku ka valulike protseduuridega. Tegemist oli siis käepärase valimiga, välja ma jagasin 280 ankeeti, tagasi sain 232 ja lõplikult siis tegelikult kaasasin ankeete siis 189, sest need olid korrektselt täidetud ja tõesti 25 olid täiesti tühjad, mis ma tagasi sain, 18 ebakorrektset, mis tähendas seda, et seal oli ainult taustaandmed, väga killustatult seda informatsiooni antud või väga ebakorrektselt täidetud ja need ma lihtsalt jätsin välja. Ja lõpuks siis sain vastamismäära 67,5, mis on selline, võib rahul olla.
Andmeid kogusin tegelikult 2 perioodil. Oli siis mai-juuni 2019 ja veebruar-märts 2020. Täpselt samal ajal kogusin ma ka õdede andmeid. Nii et kes mäletab, siis 2 aastat tagasi rääkisime just õdede tulemustest, et missugused need olid, mida õed sellest asjast arvasid. Aga jah, 4 Eesti haiglat ja 6 statsionaarset osakonda. Miks 4? Sellepärast, et need on need haiglad, kus siis tegelikult vastsündinutega tegeletakse. Ja see ankeetküsimustik, mille ma siis jagasin, on koostatud minu ühe hea juhendaja poolt, Tari Pölki poolt 2012. aastal, natuke kohandatud seda Eestile. Ja tõlkisime selle küsimustiku nii eesti kui ka vene keelde ja jälgisime siis loomulikult korrektselt edasi-tagasi tõlkereegleid ja aprillis 2019 tegin ka prooviuuringu ja tegelikult prooviuuringul mitte mingisuguseid selliseid ettepanekuid vanematelt ei tulnud ja kaasasin need ka siis siia lõplikusse analüüsi. Andmeid analüüsisin andmetöötlusprogrammiga SPSS ja kasutasin kirjeldavat statistikat ja analüüsivat statistikat ja tegelikult kuna küsimustikus oli päris mitmeid avatud küsimusi ja minu hea meeleks vastasid vanemad väga hästi ja põhjalikult ka nendele, siis seal kasutasin siis tegelikult induktiivset sisuanalüüsi täiesti korrektselt sai seda teha, sest et vastused olid pikad ja põhjalikud. Aga tulemustest ka natukene siis, et see on absoluutselt ju kõige huvitavam osa. Ehk pole ju üllatav, et enamus lapsevanematest olid emad, isasid oli vähem ja tegelikult nii emad kui isad said siis täita küsimustikku. Ja võib-olla see, et enamus lapsevanematest jäid siis siia vahemikku, mis oli siis 31 kuni 39, eks ju, et verinoori oli natukene vähem ja võib-olla ka see on oluline, et varasemalt haiglas viibimise kogemust enamustel ei olnud, teisi lapsi oli siis päris ütleme, et üle poolte vanematest omas ka teist last ja hea meel on tõdeda, et enamus vanematel oli siis võimalus ka oma lapsega koos haiglas viibida. Siis küsisime vanemate käest ka nende laste taustaandmeid, sest lapsed ise ju seda osa täita ei saanud, aga sellel ajal sattusid haiglasse olema siis pigem need lapsed, kes olid oma gestatsiooni vanuselt siis ütleme niimoodi, et sündinud siis kas 32 kuni 35 rasedusnädal või 36 kuni 39 rasedusnädal, ehk siis väga sügavalt enneaegseid oli oluliselt vähem. Aga mis ei tähenda seda, et ka nendel teistel lastel ei peaks olema nagu palju probleeme. Ja haiglas viibimise aeg kõige rohkem oli siis kuni 9 päeva, ehk siis selline 1,5 nädalat ja järjest neid aegu nagu läks nagu nii-öelda nagu suurenes see aeg. Ja vanemad said oma lapse protseduuri valu siis ise hinnata, et mis nad arvavad, et kui suurt valu on laps tundnud ja enamasti siis vanemad hindasid, et see on selline keskmise tugevusega valu olnud ja kõige valulikum protseduur oli siis loomulikult veenivere võtmine, aga kanüüli paigaldamine. Siis mittefarmakoloogilisest valutustamisest lapsevanemad siis leidsid tõesti, et neid on juhendatud või tähendab, nad ise kasutasid, et nad siis kasutasid kõige rohkem mittefarmakoloogilisest valutustamise meetoditest, kasutasid nad siis sellist lapse mugavasse asendisse panekut ja oma lapse siis puudutust ja silitamist ja tegelikult tuli see välja ka seda, et kõige rohkem nad ütlesid, et õed ka neid seda on tegema õpetanud ja see seos ka siin tuli. Ehk siis tegelikult üsna loogiline ongi see, et kui lapsevanem ütles, et jah, ma kasutasin seda, siis õde oli ka seda õpetanud ja kui vanem ütles, et nad seda ei kasutanud, siis tegelikult seda seost ka ei tulnud. Ja mis on muidugi nagu natukene kurb on see, et see rinnaga toitmine ja kengurusse panek jäi siis siin pigem see, et ütlesid, et emad ütlesid, et neid ei ole kunagi seda tegema õpetatud ja õed seda ka tegelikult ju, et nad ei kasuta ja õed seda ka tegema ei õpeta.
Jaa. Ja põhimõtteliselt ka see, et kui vanematelt me küsisime, et kas nad sooviksid oma lapse protseduurivalu leevendamise juures olla, siis nad ütlesid, et jah, nad seda soovivad. Ja seda oli hea tõdeda, aga loomulikult õed ka palusid lapsevanematelt, et palun ära osale protseduuril või siis, et jah, oled oodatud sinna. Ja olen siia välja toonud ka siis mõned sellised näited, et mida vanemad on siis kogenud ja minu meelest kõige sellisemad halvad kogemused on pigem need, kui lapsevanem läks mingit kas sööma või läks pesema ja tuli tagasi ja siis avastas, kas lapsel on kanüül pandud või siis on vereproovi võetud ja talle tegelikult pole sellest mitte midagi nagu räägitud. Siis avatud küsimustest me küsisime ka jah seda, et kas millised tegurid on neid mõjutanud, et nende osalemist mõjutanud ja kõige rohkem toodi ikkagi välja just seda kaasamise ja õpetamise, et nad ei saa piisavalt juhendamist, neid ei kaasata piisavalt, aga ka suhtlust, et see suhtlemise pool jäi selliseks tagasihoidlikuks või nõrgaks ja siis loomulikult ka seda, et vanemad ise tundsid, et nad on ebakindlad ja nad kardavad sellel protseduuril osaleda. Ja siis oli ka neid, kes ütlesid, et lapse tervislik seisund on see mõjutav tegur ja kindlasti ka siis hoolduse ja ravis korraldus, ehk siis tõesti, et kas protseduuriruumis ei ole aega, tähendab, et ei ole ruumi või ka siis see, et nad ei ole saanud lapsega koos olla või nad on saanud just lapsega koos olla. Ja tehti ka parasjagu ettepanekuid koostöö parandamiseks, sest seda me ka küsisime ja ega siin nagu selles mõttes need ettepanekud on ju tulnud kõik peaaegu sellest nagu põhimõtteliselt sellest samast, mis olid ka takistavad või soodustavad tegurid, ehk siis, et just rohkem kaasamist ja mis võib-olla oli see, et sooviti kirjalikke materjale, millega siis ise tutvuda ja rahulikult siis lugeda, et võiks sellest rääkida juba siis perekoolis ja üks ettepanek oli ka, et eesti keele oskust võiks siis arendada. Ja kokkuvõtteks võiksin siis öelda, et tõesti lapsevanemad ootavad rohkem sellist, et õed järgiksid siis perekeskse hoolduse põhimõtteid ja mis veel kindlasti on see, et õed vist pigem nagu tundub, et rakendavad selliseid mittefarmakoloogilise vallutustamise meetodeid, mida on õel lihtne ette näidata ja nad ei vaja siis pikka ja põhjalikku juhendamist, ettevalmistust ja tõesti seesama, et mida ma juba mainisin, et soovitakse neid kirjalikke materjale ja meie tervishoiutöötajatena tegelikult peame võtma vastu selle väljakutse, et kaasata rohkem neid vanemaid ja tõesti pöörata siis tähelepanu nendele kaasamisele ja juhendamisele. Aitäh, nüüd läksin küll üle aja.